See vana hea mingi pealtnägija, vaata. Tänases saates räägime teile meie esimesest BMW-st. Tere meie OG Motoburgi rahvas ja ka uued tulijad. Mina olen Frits. Ja mina olen Raks. Ja siin ta on, Motoburgi esimene BMW. Ja vaatame, kas see esimene BMW võibki olla su esimene auto. Täpselt nii, mis seal ikka, hakkame pihta. No nii. Siuke on, issa, ma juba istun mingi juhtmaasas. Võti on veider. Mis ära teed? Mis ära teed? Lõpus käivitus. Mis moodi käib? Sidur tuleb ka alla võetada. Nii, Bembi venna lükkad ka kohe ära. Kodu hakkab peale. Ja lähme Seal ikka mõnus diisel. Võtame siis alguses auto sellest pildist, et kuidas autona on nagu. Et kuidas on 3. seeria blank BMW. Ma veel ei saa öelda. Mul on esimene käik alles sees. Aga räägime siis sellest autost kõigepealt. 318 BMW diisel. 2008 aasta. Pre-facelift. Ühesõnaga, ma näitan suunatuld. Manual käiguga hästi nagu 6 käiku siin. 2-liitrine diisel. Kilovatti 105. Ja tagavedu siis... 105. 1.8, 105. Ei, 2.0. 318 oli taga kirjas. Jah. Aga on 2.0. See ei tähenda, et ta 2.0. See ära proovi BMW loogikast ära hoida. Vanasti see toimis, aga uutel autodel see ei toimi. Diisel ja üllatavalt vaikne. Ma ei tea, kas see on nüüd auto sellest mürasumutusest või on see lihtsalt, et ongi vaikne diisel. Ma ei tea, vaata. Võib-olla on lihtsalt see, et see on BMW, siin on veits nagu seda build quality't nagu sees. Aastakäik ka suhteliselt juba piisavalt kõrge. Aastakäik on üsna uus, 2008 ikkagi, et nagu... Üsna uus, jah. No, uuem kui 2000, kiire loogika. Kuidas sidurdab, kuidas pidurdab? Kuule, väga hästi. Mis ma oskan öelda, auto on väga hea, no. Ma veel pole jõudnud kiirendust teha, sest et ma lasen mootorit ikka soojaks natuke, külmamootoriga ei taha siin peeneks tõmmata kohe. Sidur on üllatavalt hea ja... See on uus auto. Ja new car, nagu ikka. Läbisõit autol 162 000, seega päris väike, 3. seeria. Ma näen juba siit külje pealt ära, tal on ikka veel see klassik vana Bemmi see kütusekulu, see see on tilbendis. Omane. Varustustasemelt see auto on blank. Pole nahksisu, pole katuseluuki, pole seda navi ja seda ekraani, aga samas auksi juhe käib sisse. On tehase poolt standardis püsikiiruse hoidja, vihmasensor. Aga seest, ma teen klassik sinu testi, vaata. Muidugi. Mingi narts lagi, aga hele. Aga ei, muidu tegelikult arvestades auto käiku, siis on ta üpriski viisakas. Sõiduomadustelt siis auto on hetkel tundub mulle suhteliselt mugav. Rool on täpne ja veits sportlik. Saksa Bemna. 2 kliimat mees jälle. Panen siin Fredi teha, tahab talvekülma. Ma tahan siin kevad soojust. Absoluutselt. Mis ma veel kohe oskan öelda on see, et käsipidur on, eks ju. On või? Käsipidur on. Tagavedu, eks ju. Ma olen kindel, et see tõmbab põik ja ma ei hakka proovima praegu talvel kindla peale. Selle build quality kohta, mis ma oskan öelda, see ongi siuke, et ta on ju 3. seeria, ta ei ole mingi premium, vaata. Kui sa nüüd võtad varustust juurde 3. seeria, siis tegelikult sa saad päris korraliku masin, et siin on jah siuksed natuke, no see on see vana hea, see plastmass, mis on nagu siuke pehme imitatsiooniga, aga siin on kõva plastikut ka ja siin ka, nagu ikka. Ohutuled isegi, kas te saate aru, Bemmil on ohutuled? Ja sellel tuleb ka suunatuli standardvarustuses, ei pea lisaks maksma selle eest. Kas sellel on komfort suunatuli? Ma ei tea, ma ütlen ausalt aru, ma ei saa sellest Bemmi, sellest suunatule süsteemist aru, sest see on minu jaoks nii veider uutel BMW-del. Võib-olla sellepärast Bemmi venad ei kasutagi see suunatuld, sest et see on mingi... Nad ei saa aru lihtsalt. Ja nad ei saa aru sellest süsteemist. Need väljad, mis siin auto all on, need sa ei saa üldiselt standardis kaasa. Need on eraldi juurde ise sebitud siia. Siin on, kui ma ei eksi, siis 17-tollised väljad all. 17-tollised väljad ja need väljad on, jah, tegelikult on 5. seeria väljad isegi. Kuigi auto on sedaan, on Bemmi upid suht universaalsed. Topsi hoidja on siin sees kuskil. Oi, ma just tahtsin juhtida tähelepanu, et topsi hoidjat ei ole siin. Või no siin mingi... Tegelikult on, aga väga ebamugava koha pealt sa pead selle käe lahti tegema ja siis on siuke veider veits. Nii. Ütleme nii, et kõrvalistujana päris mugav. Jalaruumi on. Kuidas taga istuda on? Ma ei teagi.
vaatame üle, kui meil tekib võimalus, siis vaatame üle. Seda 3. seeriat on võimalik saada siis 3 kere variandis. E90 siis sedaankere, nii nagu meil praegu E91 universaalkere, kui oled ikka pereinimene rohkem ja E92, kui oled ikka full 18 aastane ja tahad kõva autot, see on kupee-variant. Valikut nagu jagub. Sisuliselt kõik autod on täpselt sama, lihtsalt keretüüp on teine ja mootori valik on üsna lai. Bensiinid ja diislid ja M ja 3.5 ja jutud. Nii, aga nüüd võtab kohe raks üle. Ennem kui ma üle võtan, jää sa sinna istuma. Ma korra istun sulle taha ja vaatame, kuidas seal on. Raks istub mulle taha. No nii. Kuidas on? Kuradi... Pauks kinni, siis on normaalne. Põlvedel on ruumi, aga jalalabal ei ole. Mul on 43 jalg. Vaata, sellega on see asi. Vaata nüüd. Oi, nüüd sa tõstsid kõrgemale. Nüüd on ruumi, nüüd on ruumi. Ühesõnaga mahub, kui ees on isegi 190 pluss. Jaa, kus suures mahub küll, jah. No nii, pole ammu Bemmi roolis olnud. Nagu ikka raks kohe peeneks, klassika. 2.0 kohta läheb küll. Diisel, ma ei hakka siin seda diisli kommenteerima, see ei ole pointi. Väljastis autol Monaco Bleu või Blau või mis iganes värv, rahvakeeli sinine. Kui nüüd raks oma arvamuse on ära öelnud, siis hakkame vaatama sellest küljest, kuidas siuke auto oleks esimeseks autoks. Ütleme nii, et minu arvamus sõita tegelikult on mugav. Kui me räägime sellest, kuidas näiteks istmed on, need tekstiilistmed, et kui ma siin niimoodi teen, siis te näete, Fredi ei lenda mulle sülle. Fredi püsib paigal. Kiidad üldiselt heaks nagu selle auto sõidu poole pealt, jah? Jaa, ma panin Kojamäed tööle, aga kuidas need seisma jäävad? Sain. Neid seisma. Mida ma jätsin? Ma ainult 4 korda L-aknad. Absoluutselt. Ja need sõidavad, praegu sõjab vihma, ma ei hakka testima, aga ma eeldan, et need sõidavad alla ja ka üles automaatselt. Vana hea Bemmi lükke. Audi on hea. Aga nüüd, kui 4 inimest on autos roadtripil lähed, siis tegelikult pagass on ka üsna mahukas nagu arvestada. See 3. seeria on kompaktne, aga samas ta mahutab üllatavalt palju. See pagasnik on nagu piisavalt suur, et nagu visata sinna oma seljakotid või matkaasjad. Linnapildis päris palju neid autosid näha ja autode roolis on tihtipeale noored. Vahest harva isegi on ka selliseid ausaid kodanikke, kes sõidavad ka Vahtralehega ringi, nagu ka see auto, siin on Vahtraleht ilusasti sees. Kuidas selline auto võiks siis esimese autona olla? Hinnaklass, ütlen kohe ära, konkreetne auto kuskil 4 tonni ja 150 000 läbisõit. Kui tahad odavamalt, saab ka. Mida sa tegelikult veel esimese auto puhul tahaksid jälgida? Kulud oleksid väiksed, kütusekulu oleks väike. Antud masina puhul väga lihtne, 5,6 100-le, väga timm. Sellega seoses tegelikult tuleb ka see, et kas sa võtad diisli või bensiini. Fredi, me teame, ta ei võta diislit, aga üldjuhul, kui sa tahad ökot, siis diisel. Vaata, see on eelistuse värk, see diisel või bensiin, aga esimeseks autoks tegelikult ütleme suures plaanis vahet ei ole nagu. Ma tean, mis veel üks suuremaid asju, mida ka tavaliselt ei mõelda, on see, et kindlustus. Yeah. Igal autol on vaja, tehniliselt oleks vaja kindlustust, kui palju teil on. Aga... Ütleme nii, et pikas perspektiivis tuleb kindlustus odavam kui mittekindlustus. Isegi kui sa võib-olla vahele ei jää politseiametnikule, teed avarii, maksad oma taskust mingisugust kallist autot kinni. Selle auto puhul siis omanik elukoht on Harjumaa Tallinn ehk siis kõige kõrgem kindlustusmäär, mis saab elukohalt olla. Algaja juht noor, load on sama kaua olnud ka auto praktiliselt ja pool aastat 190 eurot kuskil või 180 eurot, mis on tegelikult täiesti tavaline kindlustusmakse. Eriti arvestada, et see on BMW, see on natukene kallim auto ja sellel on lihtsalt see riskimäär suurem, sest et teadagi seda BMW mainet. Seega tegelikult on väga mõistlik kindlustusmakse. Uuema autoga kindlasti on hea see, et sa ei pea muretsema mingi ülevaatuse pärast. Ilmselt saad läbi, kui su auto on nagu ikka uus ja korralik nagu see väikse läbisõiduga, siis sa ei pea mõtlema, et mul on vaja seda vaja vahetada, et saada läbi kuskilt ülevaatused või midagi. Lisaks BMW on, ma julgen arvata, et turvaline auto. Kõvasti turvalisem ilmselt kui mingi Citroen või Dacia. Hoolduskulud madalad üldiselt. Auto ise natukene maksab, võib-olla teenib tagasi, kui just ostad mingit 1500 seeri isu ja pärast seda lapid mingi 3 tonni eest, siis üsna apu. Aga selle lappimise puhul on see hea, et vähemalt Bemmidel on palju varuosasid. Jaa, seda küll. Neid peaks jaguma. Mis selle autoga on hea võib-olla algajale ühile? Paljud tahavad osta alustuseks automaatkastiga autot. Tegelikult, kui on võimalus
manuaalkastiga auto, sest et suure tõenäosusega sa tulevikus niikuinii ostad endale automaatkastiga auto, millega sa hakkad igapäevaselt sõitma. Seega, kui sa oled vahetult load saanud, ostad manuaalkastiga auto, saad selle hästi käppa ja siis sa tunned ennast põhimõtteliselt elu lõpuni kindlalt iga autoroolis. Aga ma ütlen, no ma ei tea, kui sa teed mingi automaadilube, siis... Nojah, seda küll, et aga... Aida on sinuga sul. Loodetavasti saite siis targemaks seekord, et mida esimese auto puhul ostes arvestada. Täpselt, et lisaks auto hinnale arvestage ka muude kuludega ja motopurgi arvates, miks mitte selline BMW esimese autona. Aga me siin paneme saate jälle purki ja täpselt saame koju ära minema. Käega ootame siis uut osa ja nägemist.